Taas on põhjust Costa Blanca uutel uudistel välja tulla. Oleme olnud nüüd mitu nädalat nii-öelda eetrist maas, aga sündmus, mis on siis nüüd aset leidnud, väärib küünlaid. Väärib küünlaid eelkõige sellest, et Costa Blanca uudistel on tihe side Hispaanias resideeruvate Venemaa kodanikega, kellega oleme loomulikult siin kaugel paguluses sõbralikes suhetes. Ja meie uudiste toimetusega on võtnud ühendust sajad ja sajad meie Facebooki lehel, sajad ja sajad Venemaa kodanikud ja on tulnud palavaid õnnitlusi ja on muidugi kõik imestavad seda uudist, mis on tulnud, et Eesti ongi nüüd taas liitumas Vene Föderatsiooniga ja ma ütlen, et nii õnnitlused kui hämmastus on segi, sest Venemaa on juba edastanud enam-vähem väga paljudes uudisagentuurides selle sõnumi. Kedagi ei huvita Jüri Ratase vastuväited ja selgitused, see on tegelikult kauge kellakaja. Domineerival osal on Kaja Kallase juhitava Reformierakonna täiesti jõuline avaldus liitumaks uuesti Nõukogude Liiduga, sest Venemaal on kindel plaan laiendada oma piire uuesti tsaari Venemaa aegse impeeriumi piiride raamesse. Ja silmavaade, mida me praegu näeme ekraanil, räägib iseenda eest. Ja kuulame siis nüüd ära ka selle selgituse, kusjuures nagu öeldakse, et sõnu polegi vaja, piisaks nagu silmadest. Aga siiski kuulame selle. Aga siiski 3 reformierakondlast tegid muudatusettepaneku, mis oli siis küsimus, kas Eesti Vabariigil poleks parem olla mitte Vene Föderatsiooni koosseisus. Milline on teie kommentaar selle muudatusettepaneku suhtes? See kindlasti oli ebaõnnestunud muudatusettepanek, aga tulevad paremad ettepanekud ja ei ole vaja olla prohvet ega mingisuguste eriliste ajalooteadmistega. Need samad ettepanekud hakkasid laekuma 39. aasta lõpus Eesti esimeses vabariigis ja leidsid kiiresti kandepinna, sellepärast et Venemaa võttis selleaegne Stalini Venemaa, praegu siis Putini Venemaa, võttis lennult vastu need noodid, et sooviti liituda ja siin ta on. Kaja Kallas, täies hiilguses, rahva poolt lembe nime saanud kaka, on teinud selle avangu. Palju õnne, eestimaalased, kaasa arvatud ka venelased, et on hakanud see protsess, kus Eesti Vabariigis hakatakse tulesi kustutama ja meie orientatsioon on siis nüüd Vene Föderatsioonile. See on küll küllaltki irooniline kommentaar minupoolne, aga ma pean ütlema seda, et ega mina Venemaad ei karda. Ma kardan seda õudust ja seda kõike, mis kaasneb selliste inimeste tegevusega. Venemaa ei ole kordades nii hirmus, olgugi, et me teame kõik seda, sest ma usun, et kõik need, kes mu sõnu jälgivad praegu siit kaugelt Hispaaniast, me kõik veel mäletame. Kui sa olid ka väike lapsukene, me mäletame seda, kuidas me saime vabaks. Kas nüüd me oleme jõudnud sellele tasandile, kus kohas sellised inimesed tulevad välja selliste avaldustega. Inimesed, võib-olla me ärkame sellest unest. Aitäh!